Ja ma ootangi esitlust, et saaks siis rääkida. Ja, et mõned numbrid tegelikult korduvad eilsest, et siis väga palju ei soovigi siin kohapeal kommenteerida, kui see, et meil on haridusasutusi 44 praegu võrgustikus ja tegelikult 43 ja nendega on veel 2 kandidaatkooli. Ja ma tegelikult laseks järgmist slaidikidi. Kokku aruandeid laekus meil eelmise õppeaasta kohta 35 ja seda on 2 vähem kui eelmisel aastal. Nii et mina nägin seda põhjust selles, et kevad läks hästi kiireks ja osad plaanid ei saanud toimuda ja sellepärast on meile ka tulnud sellist murelikku tagasisidet koolide poolt, kes ise ütlesid, et nad ei saagi aruannet täita, sest et tõesti see aasta oli nii keeruline ja nad siis lihtsalt kirjalikult siis kirjutasid. Aga sellegipoolest 35 aruannet me saime ka kandidaatkoolilt, Viimsi gümnaasiumilt, millega nad siis tegelikult ka seda esimest prooviaastat ka väga õnnelikult siis lõpetasid. Koolide nimekirjas on meil hetkel natuke vähem kui varem koole ja see on seetõttu, et meil osad koolid, kes on olnud varasemast ajast võrgustikus, on tegelikult lõpetanud oma tegevuse ja siis me olime pidanud neid ära võtma nimekirjast ehk siis lihtsalt korrastamise käigus meil tekkis lihtsalt lühem nimekiri, aga sellegipoolest, kui te vaatate, et 44 kooli ja aruandeid on 35, siis tegelikult meil on peaaegu kõik liikmed ka aktiivsed ja aktiivselt tegutsevad, mis on hea. Ja nüüd me tahame siit suunda võtta ainult laienemisele. Minul on näiteks ambitsioonikas plaan hakata kaasama ka lasteaiad, kes meil praegu Mondoga väga aktiivselt ka liituvad. Et tegelikult saame siis laiendada oma tegevusi. Endiselt aga ootame kinnituskirju ja selle kohta me aeg-ajalt ka kirjutame otse kooli koordinaatoritele ja kooli juhtidele, et tegelikult 16 kooli on veel puudu. Me siis võtame veel kord eraldi ühendust ja siis räägime sellest, et mis need kinnituskirjad on. Need, kes praegu siin on huvilised, et teile siis nii palju infoks, et kinnituskiri on see, mis meie jaoks näitab kooli juhtkonna poolt seda, et kool on huvitatud olla UNESCO võrgustikus ja see on hästi oluline teile kõigile, eelkõige õpetajatele, sest kui koolijuhi poolt on kinnituskiri allkirjaga, et kool on pühendunud meie võrgustikule, siis on ka veidikene sellist kindlust ka õpetajal, et kui tema soovib osaleda võrgustiku tegevustes, siis on tegelikult ka kooli juhtkonna poolt tugi olemas. Nii et kindlasti soovitame neid kinnituskirju võtta nii meie jaoks kui ka teie jaoks. Oleme siis eelmisel õppeaastal korraldanud 18 erinevat sündmust, vähemalt nii palju, kui me suutsime Kediga aruanne kokkupanemisel meelde tuletada, natuke vähem kui oli eelmisel aastal. Ja ÜRO tähtpäevi tähistas 30 kooli, eile me ka välja tõin, et ma siin ka ei peatu. Ja ma tean, et meil on ka järgmisel slaidil näha, millised need olid. Ja BSP programmi viisid läbi 21 kooli. Jällegi see on pool meie võrgustikust, mis on hästi tore. Aga kuna eile ja täna me nägime, kui lihtne see tegelikult on, siis ma arvan, et teised koolid võiksid ka proovida ja teid programme läbi viia ja katsetada. Ja populaarsemad BSP programmid olid linnuvaatlused, fenoloogilised vaatlused ja siin te näete, et ka kevadised hiiavaatlused. Kedi, kas sa võtad siin üle? Võin rääkida väga hästi, jah. Et eelmise õppeaasta populaarsemad sündmused, kõige populaarsem oli siis Läänemere veebiviktoriin. Siin siis 35 koolist 21 osales, et see on nüüd ainult aruannete põhjal, tegelikult on alati osalejad olnud palju rohkem koolidest, siia me võtsime ainult see statistika, mis aruannetest hetkel läbi tuli. Teine väga populaarne üritus oli siis aastakonverents muidugi ja kolmandal kohal ütleme siis nii, et osalemine kevadvaatlustel ja isegi vaatamata sellele, et vaatlusi tehti vähem koroonaviiruse siis piirangute tõttu, siis siiski oli väga tore näha, et neid ikka jõuti teha. Ja
Järgmisel kohal siis kindlasti ka õigluse kaubanduse teemaline ÜRO matke seminar õpilastele ja tegelikult olid õpetajad ka, et see oli ka üks üritus, mis sai kõvasti tagasisidet ja oli väga meeldiv. Et ma siinkohal praegu hetkel pikemalt ei peatu, et on näha, et tegelikult üritustel käiakse ja vaatamata sellele, et oli sihuke keeruline olukord, jõudsime teha piisavalt palju üritusi juba ennem ära ja ikkagi sai osaleda. Nii, nüüd Läänemere projekti siis vaatlusprogrammidest, mida me nüüd kutsume ka siis harrastus- ja kodanikuteaduse programmideks, rõhudes just selle kodanikuteaduse tegemise võimalusele, sest kõik need andmed, me tõesti nagu eile ka rääkisime väga pikalt sellest, et kõik need andmed proovime sisestada siis kas e-elurikkusesse või iNaturalisti ja sealt edasi need lähevad siis globaalsesse elurikkuse süsteemi GBIF ehk siis Global Biodiversity Information Facility. Aga statistiliselt siis tuligi välja, et genoloogilised vaatlused, mida tehakse koos terekevade vaatlustega, on populaarne ja linnuvaatlused tehakse üldiselt koos genoloogiliste vaatlustega. Et kui tehakse väliõppepäev, siis need kahte programmi saab väga hästi koos teha. Ja rannikuvaatlus siis oli populaarsus 3. programm ja teised programmid on võrdsed. Miks on see keskkonnamõõdistuste programm 0%, on see, et see on praegu programm, mis on meil nii-öelda arendusel või lukus ja sellega seoses ma räägin just järgmisel esmaspäeval Keskkonnaagentuuriga võimalustest, nii et me loodame, et see avaneb. See oli siiamaani selline programm, mida koordineeris Soome, ehk siis Soome kogus Eestist ja mujalt poolt Läänemere riikidest kogus männijokkaid. Kõik saatsid need Soome ja seal analüüsiti ja saime siis panustada sinna nende uurimustöödesse. Et seekord me proovime siis leida uue partneri, et seda jätkata. Nii ja tagasisides programmide osas olidki siis põhjused, miks näiteks ei saadud teha, oli see koroonaviiruse piirangud. Samuti tehti kommentaariks, et ma arvan just ka uute koolide poolt, et mis on tegelik koormus, kuidas neid programme läbi viia ja ma arvan, et see on kõige parem on teha seda siis, kui meil on õppepäev, tulla kohale ja vaadata, kuidas seda teha ja siis saab arutada seda koormuse üle ja rääkida siis, et kuidas seda võiks koolis läbi viia. Et järgneval aasta ja tegelikult aastani 2022 on Keskkonnainvesteeringute Keskus toetanud meid ka õppepäevade korraldamises, nii et me proovime siis järgmisest aastast alates hakata korraldama iga programmi kohta ka õppepäeva, vähemalt ühe ja vastavalt siis õppematerjali uuendada ja uusi tegevusi teha. Nii, aga selgitusi siis on veel ka, et vahest meil on tulnud näiteks Rakvere põhikoolist väga siukseid aktiivseid õpilasi, kes lähevad kohe ise elurikkusesse ja sisestavad kõik, mis nad näevad, aga vahest nad unustavad sinna märke juurde teha, et see on BSB linnuvaatlus. Et siin on siis lihtsalt üks selline kommentaar otse mulle, mida ma saan siis infotehnoloogiliselt lahendada. Nii, siin on edasi võetud kokku sõnapilvedena asju, et kõige populaarsem ÜRO tähtpäev, et kuna üks UNESCO ühendkoolide võrgustiku kuulumise kriteerium, meil on väga sellised lihtsad kriteeriumid. Üks neist on siis, et vähemalt üks programm või tegevus või üritus osaleda ja tähistada 2 ÜRO täht. Ja üks neist kõige populaarsem, nagu te näete, on kõige suuremad kirjeldatud õpetajate päev, siis naistepäev, vaimse tervise päev, veepäev, maapäev. Nii, siinkohal on siis toodud järgmine sõnapilveke, mis näitab seda, kuidas ja kui palju, kui suurt gruppi on kaasatud näiteks ÜRO tähtpäevade tähistamiste koolis. Kõige suuremas kirjas on sõna õpilasi, seega on enamasti see siis läinud õpilaste jaoks, kas siis klassisiseselt või mingite klubide kaudu. Aga sama suurelt on siin ka rohelises välja toodud sõna kooli ja see tähendab seda, et tervet kooli suudeti sama palju või sama tihti siis selle 35 kooli
aruannete põhjal kaasata ja sõna kõiki tähendab siin et tõesti, et prooviti kõiki kooli õpilasi ja kõiki kooli õpetajad kogu kooliga siis seda tähtpäeva siis tähistada, mis on väga tore. Selle käe sees on samamoodi mõned sõnad on tugevamad, suuremad ja hakkavad kohe silma ja need nüüd tähistavad meetodeid, mida on valitud enamasti ÜRO tähtpäevade tähistamiseks. Ehk need koolid, kes veel mõtlevad, et kuidas mingit tähtpäeva tähistada, siis siin siis võib olla erinevad mõtteid ka, aga enamasti on need ikkagi kas õppetöö osana, tehakse eraldi infotunnid, töötoad, videokonkursid, loovtöökonkursid, viktoriinid, posterid, aga hästi suurelt on sõna vastutus. Ja selle sõnaga ma võtsin kokku kõik need sisestused aruandes, mis tähistasid seda, et õpilastele anti mingi ülesanne ja õpilased ise siis korraldasid mingeid tegevusi. Ehk see on see vastutuse andmine ja jagamine nii õpilastele kui ka kolleegidele ja siis ka näiteks kohalikule omavalitsusele mingi asi kuskilt ettevõtetest ja mingid külalisesinejad. Ehk siis see oli hästi tore näha, et tegelikult seda nagu vastutust jagati ja et see oli tore. Ja siin on paar sellist huvitavat nopet, et ma vaatasin need aruanded ja siis kuidagi erilistena nii-öelda teistmoodi tegevustena hakkas silma kassi- ja öökullipäev, mida tähistati, siis Limericki väikese siis 5-osalise siis nonsense luuletuse konkursiga, mis oli Tallinna Tehnikagümnaasiumi blogis oli reklaam üleval, et see oli niisugune huvitav. Siis Tartu Loodusmaja huvikoolis väga huvitav oli pealkiri KKO ehk imetajate väljaheited ja et mis see siis oli. Ja tegu oli siis maapäeva konverentsiga, mida tehti veebi teel ja õpilased esinesid oma ettekannetega loodusvaatluste kohta. Ja hästi huvitav siis fraasiraamat on välja antud Tammsalu gümnaasiumi koostööprojekti tulemusena, et eesti, inglise, portugali, hispaania ja türgi keeles siis erinevad fraasid, et sellised leiud. Räägin selle puu ka ära, Viktoria veel, et selle puu lehtede osa ja võraosa kõik näitavad ühte asja ja see näitab siis, kuidas on meie võrgustiku tegevus ja meie võrgustiku kuulumine korraldatud koolis. See tähendab seda, et enamasti siis koolitundide tegevusena tähistab ka siin seda, et üldiselt on ikkagi mingid üritused, mille kaudu see korraldus on, ehk siis ürituste läbi saadakse osa meie võrgustiku tegevustest ja koolitundidesse suudetakse seda ikka päris palju lõimida. Siis on lõimitud ongi ka kolmandal välja toon suure sõnaga ja siis on väljasõitudega, ehk siis ikkagi on väljasõidud need, mida püütakse teha ja on tehtud eelmisel aastal, õppeaastal siis. Ja siin paistavad ka sõnad klubid ja erinevad sellised nagu grupid, keskkonnaklubid ja keskkonnagrupid ja oli ka tekkinud osadel inimestel siis õpetajatel mõte, et võiks ikka täiesti eraldi sihuke UNESCO klubi olla, nagu ka meie esineja Tiina ütles, et neil on oma U-team, et U-klubi, et miks ka mitte. Nii, aga annan Viktoriale. Ja. Aga muidugi ei ole kõik roosiline ja lilleline, nii nagu ka eelmisel aastal ja nii nagu ka meil 2 aasta kogumikus tuli välja, on ikkagi päris suur probleem on see koormus ja see koostöö koolides sees. Me oleme juba sellest rääkinud eelmine aasta, et kui on ühes koolis ainult üks inimene, kes tegeleb UNESCO ühendkoolide tegevustega, siis see paraku jääb väga raskeks koormaks ühele inimesele kanda.
kui on üks eestvedav õpetaja. Teame selliseid näiteid, kus on koolist mitu inimest tiimis, kus on meeskond või siis naiskond, kes jagavad vastutusi ja teemasid ja siis käivad koos lastega väljas või siis käivad koolitustel, osalevad infopäevadel. Et see kindlasti tundub, et on jätkusuutlikum ja kindlasti on ka hea mõte roteeruda, et siis ühel aastal on üks koordinaator, siis teine aasta on teine koordinaator, kes siis tegelikult on samas inforuumis ja omavahel siis saavad vastutusi jagada ka tulevikus, sest nad saavad aru, millest jutt käib. Aga see on endiselt üsna keeruline teema, sest tundub, et ikkagi meil on Eestis nii suur autonoomia ja nii suur valik ja valikuid on väga palju, mitte ainult meie võrgustikus, vaid teistes ka, et koolidel on ju vaja ka õppekava täita, et see tundub kõik väga suur mitmekesisus, mida on vahel raske siis hoomata, aga nagu ma enne mainisin, siin tuleb appi kindlasti see, kui kooli juhtkonnaga on selgeks läbi räägitud, mis on kooli prioriteedid ja milline on võib-olla aastaplaan. Et kui te kohe juba augustis või septembris teete aastaplaani koolile, siis te peate silmas seda, et te olete UNESCO ühendkoolis ja võib-olla teistes võrgustikes ka, et siis seda mõistlikult ära jagada, et kus te teete kaasa ja kus te võib-olla lihtsalt ei jõua see aasta teha ja see ongi okei. Meie tingimused, nagu Kedi ka mainis, on üsna väikesed. Me ootame ühest suurest üritusest osavõttu ja ka ÜRO teemapäevade tähistamist, aga kõige rohkem me ootame seda, et UNESCO ja ÜRO väärtused on põimitud igapäevasse tegevusse ja on osa õppetööst. Ei ole vaja selleks suuri üritusi korraldada. Muidugi siin on mainitud ka karantiini ja kaugõppe, ehk siis meie kevadine olukord oli raske kõigile ja ei saa mainimata jätta ka meie võrgustikus. Selle tõttu jäid ära ka mõned üritused, mida me siis nüüd näiteks ÜRO matke puhul teeme veel sügisel ja veebis, sest kohe alguses ei suutnud seda otsust vastu võtta. Arvasime, et saab kohtuda näost näkku, aga paraku elu on selline, nagu ta on. Soovitakse paremat võrgustikku kuuluvate koolidega. Selleks on meil ka aastakonverentsed kokku tuua. Täna meil ka on väike grupitöö, kus saab omavahel mõtteid põrgatada, võib-olla planeerida juba üheskoos tegevusi. Jällegi, kui teha seda kohe aasta alguses, siis on arvatavasti kergem pärast aasta jooksul teineteist leida ja omavahel koostööd teha. Nii, siis on valikuid palju, ma sellest rääkisin, töögruppi ei ole. Hea mõte, mida arutada oma koolijuhiga, ehk siis kas direktori või õppeala juhatajaga, eriti kui nad on kinnituskirja allkirjastanud, siis läbi rääkida, et kas meie jaoks on väärtus see võrgustik ja kuidas me siis tegelikult peame koormust mõistlikult jagama. Täiesti, ma arvan, on mõistlik jutt seda rääkida ja endiselt on võimalik ka meid Kediga kutsuda koolidesse rääkima. Me ei ole veel ise läbi mõelnud, kui paljudesse koolidesse me jõuame, aga ma arvan, et praegu sellisel distantsajastul on võimalik ka teha väikseid Zoomi suhtlusringe. Me saame ka koolijuhtidega koos teiega siis rääkida. Kui on vaja selgitusi ja kui teid on vaja toetada, siis me oleme valmis seda teha. Ja süsteemsuse kohta ka natuke, et loodusvaatluste kohta ja ma arvan ka tegelikult see puudutab ka teisi tegevusi, et kui me teeme üksikuid teemapäevi või maailmapäevi või käime loodust vaatlemas, aga me ei dokumenteeri või mõtle läbi ja ei esita aruandeid, siis on see töö mitte nii jätkusuutlik, kui tahaks. Et seda on rõõm tegelikult kuulda, et te ise näete väärtust selles, et me teeme läbi mõeldud tegevusi ja ka analüüsime neid hiljem. Ja see, et me ei suutnud kõiki võimalusi kasutada, seda ma tegelikult olen maininud, et me saame aru, et valikuid on palju, koormust on palju. See meie poolt võimalused teile on lihtsalt võimalused ja teie otsused on need, mis on olulised. Me ei taha kindlasti teid nurka seada. Nii, aga meil on ka rõõmsaid asju. Kindlasti on huvitavad üritused, siin on välja toodud päris mitmed rahvusvahelised üritused nagu Ääro Väikesaare laager ja Noortefoorum Riias, mida me tegelikult isegi ei maininud eile, aga see toimus absoluutselt eelmine september, kus me käisime väikse seltskonnaga Riias ja osalesime, noored omavahel jällegi inglise keeles suhtlesid. Siis on siin meil mainitud kindlasti purjeretk, millest meile kuulsime väga palju muljeid. Rõõm on näha, et siin on ka ÜRO matkeseminar,
Neid toimus meil isegi eelmisel õppeaastal lausa 2. Üks oli õiglase kaubanduse teemaline ja teine oli naiste teemaline, naiste roll julgeolekus. Ja muidugi on siin nii aastakonverents kui ka lindude õppepäev. Ja igasugu koostöö ja edukad maailmapäevad ja õpetajate kaasamine, siin ongi uute õpetajate kolleegide kaasamine, et see on see, mis puudutab eelmist slaidi, et kui me tunneme, et me oleme koolis üksinda nende teemadega, siis kindlasti meie jõud ja motivatsioon kaob mingil hetkel ja kui sa leiad kolleege, kes sinuga koos tahavad teha ja tahavad lõimida teemasid omavahel, siis see kindlasti annab jõudu ja positiivset tunnet. Ja koolitoetus sotsiaalnädala. Koolitoetus ma oletan, võib-olla, ma ei tea, Kedi, kui sa võtsid kokku, kas koolitoetus tähendab kooli juhtkonna toetus sotsiaalnädala korraldamisel? Ja, et see oli konkreetne näide, kus sotsiaalainete nädala oli edasi lükkunud ja nüüd lõpuks saadi ikkagi koolitoetusse sinna taha ja ka siis rollimängu ettevalmistama seminari korraldamise jaoks. Minu arust see on võib-olla see koht, kus kool sai võõrustada meie võrgustiku üritust. Võib-olla see on siis kas Tammsalu või pigem isegi humanitaargümnaasium, kes siis said oma kooli avada meile, kes me tulime ja korraldasime seal ÜRO matkepäevad. Need võimalusi me kindlasti ka pakume, et koolidega koos saame korraldada teie juures asju. Teavitustöö kauplustes, sellest räägib täna Liisa Indre, et on võimalus ka õiglast kaubandust teavitustööd teha, et see on ka hästi põnev alati olnud. Aitäh, väga rõõm kuulda, et Mondo ja Tartu Loodusmaja näol on teie jaoks tugi, seda me ka kindlasti tahame pakkuda. Ma lihtsalt mõtlen, et ma ei hakka võib-olla igat punkti lugema, et palju oli tehtud ja näha on, et ikkagi on positiivseid õnnestumistundeid ja eduelamust on palju. Ma siinkohal kommenteerin, et ka see aasta, vähemalt siis, mitte see aasta enam, aga see jääb nüüd järgmise aastanumbrisse, aga selle õppeaasta jooksul on plaan ikkagi teha ka üks selline kogumik nagu eelmiste kokkuvõtete põhjal, ehk siis sinna me kirjutame juba täpsemalt, et kui täna jäävad siin osad aruandest toodud näited välja, siis sinna saab nagu täpsemalt ja selle me jagame siis teiega ka. Nii et antud juhul me lähme natuke edasi, kuna meil on ajaline limiit. Et siin on paar sellist pilti meie siis tegevustest, et see on Äära väikesarjalaager, kus me käidi ja siis ÜRO simulatsiooni seminar. Siin on siis head näited koolidest endal, et oli võimalus arandusse ise pilti panna, et erinevate tegevuste juurest, et alati on tore näha, et õpilased on rõõmsad ja tundub, et väga aktiivselt käed külge tegevustega juba siis rakenduses. Ja seal oli ka Pille Oleski pilt eelmisel slaidil, et tegelikult siin mainin ka ära, et Valga gümnaasiumi puhul on tegemist sellise kooliga, kes juba iseseisvalt on tekitanud kogukonnas sellist keskust maailmaharidusele. Kool pakub ise töötube teistele väikestele koolitule piirkonnas ja siin on Pille minu arust kohalikus muuseumis annab ka töötuba maailmaharidusest. Et selliseid asju me märkame ja oleme hästi õnnelikud, kui te teete omavahel koostööd ka lihtsalt ilma meieta. See on hästi tore. Et see oli see muuseumi päev, et see oli hästi vahva ettevõtmine. Aga sellest kindlasti pikemalt kirjutamegi sinna kogemuste kogumikku. Ja siin on nüüd see purjeretke, kogu seltskond veel uhkelt kivide otsas Soomes ja meie võrgustiku liikmed, et teie nimed on siin selle maailma pildi sees. Ja suured tänud teile, et neid aruanded tõesti teete. Iga aasta me oleme neid küsimusi natukene liigutanud ühtepidi ja teistpidi. See aasta me panime need küsimused tegelikult UNESCO peakontori siis nii-öelda eeskirjade jälgi, mida siis üks UNESCO ühendkoolide võrgustiku siis liige nii-öelda, mida nemad ka meilt tahaksid siis nii-öelda kokkuvõtteks saada. Et iga aasta me vaatame neid uuesti üle ja siis kohendame. Aga suur aitäh teile, et te olete võtnud ette ja tõesti seal on väga palju infot, mille me tõesti peame ainult kogumikku panema, täna ei jõua kõik rääkida. Ja meie oma poolt paneme need mõtted kõik UNESCO-le teele jaanuaris, kui me anname ka riiklikult aru, mida me siis riigis oleme teinud. Aga nüüd siis selle aasta võimalustest, et
Kõik võimalused on tegelikult UNESCO rahvusliku komisjoni lehel olemas ja me jooksvalt ka täiendame ja muudame ja lisame linkisid, et kui midagi on muutunud. Et Kedi, lähme siis niimoodi järjest, et sinu üritus, minu üritus. Siin on nüüd ajaline limiit, et jällegi võib-olla see on selline asi, mida me kindlasti jagame, sest see kõik vajab nii-öelda natuke süvenemist, aga te võite kohe arvestada, et alates septembrist saate teha ikkagi vaatlusi, kui on võimalik. Meil on programmijuhid on valmis teid toetama. Siis maailmapäevad, sa võid öelda, et eile tuli ka, rääkisime sellest, et 5. oktoobril on taotlustähtaeg, et küsige raha oma tegevuste läbiviimiseks. Siis õiglase kaubanduse kuust ja uuringust räägitakse teile kohe täna pikemalt. Veebiviktoriinist ma saadan teavituse 1. oktoobril. Ma ei luba, et ma 1. oktoobril tegelikult täiesti selle avan, sest see aasta me teeme seda vanuseastmeti ja ilmselt läheb natuke kauem aega. Aga ma võib-olla need 3 viimast võtan kiiresti kokku, et see proovikivi ei ole küll täiesti Mondo korraldatud, aga me oleme seal soovitajana ka olemas. Soovitan minna proovikivi.ee lehele ja vaadata neid väljakutseid, mida siis seal on välja pakutud Mondo ja teised organisatsioonid noortele lahendamiseks. Ja lihtsalt selleks, et te teate, et reedel 2. oktoobril on üks inspiratsiooniüritus veebis õpetajatele, õpilastele, kus räägitakse neist rohkem. Ja teised asjad oli teile mainitud, sõpruskoolide projekt kliimamuutuste teemal ja ÜRO matke, kus me endiselt ootame osalejaid. Ja meediapädevuse nädala kohta ütlen nii palju, et seda korraldab Haridus- ja Teadusministeerium ja see on siis kooskõlas UNESCO suure teemaga ja UNESCO meediapädevuse nädalaga, mis toimub rahvusvaheliselt, see toimub siis oktoobri lõpus ja Eestis see muidu pidi toimuma kevadel, aga seda lükati edasi ja seal on ka väike konkurss õpilastele, nii et soovitan minna sellele lingile, me kindlasti ka jagame seda esitlust, et vaadata täpsemalt, mis see konkurss on, et kuni 19. oktoober saab esitada töid. Ja rohkem ma siin tegelikult ei kommenteeri, sest minu poolt on siin kõik asjad on pigem plaanid, mis ei ole isegi linkesid juures, et kõik suured mõtted on, aga infot jagame jooksvalt. Ja need siin, mis on edaspidi toodud november-detsember, et need on ka juba teile räägitud. Aga küll ma räägin rahvusvahelistest võimalustest, sest mina olen see, kes saab kirju ja alati ei jaga isegi võrgustikuga, kui ma näen, et tegelikult meil on hästi kiire periood ja meile saadetakse viimasel hetkel. Aga praegu olid sellised lahedad võimalused, et ma mõtlesin, et ma mainin neid kohe ära ja siis on nagu rahu majas, siis ma saan teile saata kirja teile, et te saate mõelda, kas soovite või mitte. Üks esimene on Decarbonize, Decolonize on projekt, kus meil 2 kooli juba reageerisid, Tammsalu gümnaasium ja Vanalinna hariduskolleegium ja nemad teavad ka rohkem. Nende poole saab siis pöörduda. Anne Graubner näiteks saab lehvitada siin, et tema teab siis, mis see projekt on ja mida seal tehakse. Nemad on reageerinud. Siis õpilaste ja lapsevanemate fookusrühma kohta ma räägin täna viimases sessioonis, kus me teeme fookusrühma teiega. Kirjanduskonkurss ja kampaania, need on need, mis nüüd tulid see nädal ja ma jõudsin siis nendega tutvuda põhimõtteliselt täna vara hommikul. Esimene on siis Väike Printsi kirjanduskonkurss, kus lapsed, ka nooremad lapsed saavad kirjutada välja sellist ettekujutuslikku dialoogi, mis siis oleks, kui Väike Prints uuesti külastaks meie maad ja ta oleks näinud ja kohtunud tüdrukuga, kes praegu koroona pärast istub kodus üksi ja peab siis olema eraldatud teistest inimestest ja siis Väike Prints tuleb tema juurde ja suhtleb temaga. Et siis lapsed või noored, tegelikult see sobib tegelikult kõigile, kes on nooremad kui 25 aastat, saavad siis ette kujutada, mis siis oleks ja milline see vestlus oleks ja siis seal on ka sellised huvitavad auhinnad, nii et soovitan kindlasti vaadata. Ja viimane on Trash Hack, see on kampaania, mida launchiti meie maailma koristuspäeval, ehk siis põhimõtteliselt see kasvas välja meie maailma koristuspäevast, mida Eesti korraldas, aga nüüd võtab terve maailm osa sellest. Põhimõtteliselt kõik, mis on seotud jäätmetega ja
pakendite vähendamisega, seda kõike praegu võiks jagada hashtagiga TrashHack ja siis see ilmub seal kampaania lehel, aga novembri lõpus tulevad ka juurde veel nende poolt pakutud tegevused, mida ma kindlasti ka jagan, et siis jäätmetega hakkame ka tegelema UNESCO tasandil. Kõik, rääkisin ära. Mina panin siia mitmeid materjale, mõned neist on lihtsalt väga lihtsad lugeda ja siin näiteks ka Imbi Henno jagas minuga just eelmisel nädalal huvitavat materjali mereimetajate kohta. Ma panin kõik need lingid siia ja te saate pärast tutvuda nendega, aga üks selline, ütleme, oluline koht, kuhu koolid ja tegelikult kooliõpetajad võiksid ka oma sisendi anda, on Eesti mereprügiplaan ja sisendit oodatakse septembri lõpuni ja mereprügiplaan, see on siis selline tegelikult nagu tööplaan selleks, et kuidas siis seda mereprügi vähendada Eesti rannikutel ja meres. Ja seal on erinevad ettepanekud, erinevad meetodid on toodud ja nende meetodite puhul oleks vaja ka sisendit või sellist, et minu näiteks üks küsimus oligi, et kuidas nad kaasaksid või kas nad on mõeldud kaasamisele, koolide kaasamisele, nii et mina kindlasti ka sinna oma ettepanekud saadan. Aga et ma soovitan ka teil, kes Läänemere projektiga on pikalt tegelenud ja näiteks tahaksid õpilastega teha ühe sellise ajurinnaku, et mida veel kindlasti võiks teha, et see mereprügi olukord meil paremaks läheks. Et see on see asi, mis ma siit praegu kindlasti välja toon ja teine asi on ka see, et üks niisugune seiklused elurikkuses, üks selline materjal on tulnud Erasmus Plus projekti alt, Hoop seiklused elurikkuses, kus tegevusi on tegelikult kirjeldatud 5–9 aastastele elurikkuse teema tegevusi. Et see võib olla see, kuna ka aruannetest tuli välja, et järjest rohkem tahetakse siis algkoolides teha tegevusi ja juba ka lasteaiad on tulnud huvi ka meie võrgustiku vastu, et üheks suureks selliseks, ma arvan, tõuks on olnud ka see, et Eestis tegutseb ka rohelise kooli võrgustik väga aktiivselt ja on ka Tartu loodusmaja koordineerida tegelikult. Et need kõiki saab käsitleda ka üheskoos. Mina pidin jagama, Kedi, ma pean seda jagama, sest täna on põhimõtteliselt esilinastus, esimene kord ma räägin. Kui sa tõmbad natuke tagasi, siis viimane link seal, see on maailma hariduslikud videoloengud õpetajatele. See on midagi, mida MTÜ Mondo nüüd valmistas suvel. Kui te mäletate, kevadel me korjasime teie käes, õpetajate käes siis sisendid, millised on küsimused lapse õiguste, soolise võrdõiguslikkuse ja naised ettevõtluse teemal, siis suvega me jõudsime ekspertidega salvestada videoloengut, mis kestavad kuni 15 minutit ja on mõeldud just õpetajatele selleks, et need teemad siis saaksid võimalikult kondenseeritud seletatud õpetajale selleks, et ta oleks põhimõtteliselt valmis ja julge õpilastega rääkida nendel teemadel. Ja iga loengu juurde on tegelikult pisike juhendmaterjal, mis aitab seda mõtestada ja planeerida ka tööd, mida õpilastega ette võtta. Et me kindlasti jagame neid veel eraldi, aga ma mõtlesin, et teie olete esimesed, kellele ütleme, et tegelikult neid saab juba kasutada ja kui te leiate, et keskkoolis näiteks võiks ka neid näidata, siis miks ka mitte. Nii, nüüd saime kiiresti räägitud võimalustest ja meie oleme nüüd palju rääkinud ja me tahame anda ka nüüd omavaheliseks koostöö mõtete põrgatamiseks aega ja võimalust ja selleks me tegelikult peame seda sessiooni aega küll lühendama, sest meil päeva alguses natukene oli tehnilisi viperusi, aga me jaguneme 2 grupiks. Ühes grupis olen olemas mina ja teises grupis on olemas Victoria. Ja nüüd on see koht, kus me saame seal grupis teiega siis koos mõelda, et igaüks saab rääkida, mis on tekkinud selline mõte, et mida sel õppeaastal kindlasti tahaks teha võrgustiku raames ja jagada siis oma soove. Lisaks proovime siis rääkida selle aja, me lühendame seda aega 5 minutit
ja selle siis protokollib Victoria oma grupis ja mina protokollin siis enda grupis ja me küll ei jõua siin neid mõtteid kahe grupi vahel jagada, sest meil tuleb järgmine esineja, aga kui me tagasi tuleme sellest sessioonist, siis me võib-olla saame ühe lausega või paari lausega kokku võtta seda Victoriaga ja me kindlasti jagame selle sessiooni siis tulemusi. Nii Victoria räägib oma grupist kui mina siis enda grupist. Aga eesmärk on siis see, et me saame kokku, räägime 15 minuti jooksul, mida me tahaksime teha ja kindlasti siis, et kuidas me omavahel neid teemasid saaks siis koostöös teha. Et kuna paljudes koolides tõesti ongi see üks õpetaja võib-olla see aktiivne, siis tegelikult me saame ju ka teistest koolidest pakkuda seda tuge. Ja siis oleks vaja mõelda, et kas on veel kellegi tuge vaja ja kuidas teha nii, et te seda saaksite. Et me Victoriaga saame siis igaks juhuks olla juures ja kasutame siis whiteboardi ja salvestame selle tekstiga sinna. Ja pärast sessiooni me jagame seda lühidamalt, kui meil plaanis oli esialgu, aga me saame jagada siis, et mida me tahame, et kui me alguses siin esimesel slaidil rääkisime, tahaksime, siis peale seda sessiooni võiks olla juba kindel, et mida ma tahan teha, vähemalt üks asi, mida ma kindlasti tahan teha ja kuidas me teeme omavahel koostööd, mitte enam kuidas me teeksime, et võiksid hakata kujunema juba mingid sellised kindlad mõtted, et ahaa, see inimene teeb seda, ma tahaks ka, me teeme seda koos ja siis keda ja kuidas kaasame. Et proovime siis Pilleriin ära jagada kahte gruppi ja me Victoriaga juhime seda vestlust seal.